Ja nüüd on meil stuudios, võiks öelda, Saaremaa kõige tähtsam inimene, Kuressaare linnapea Madis Kallas. Tere! Tere! No kuidas siis Kuressaarel või üldisemalt Saaremaal üldse läheb? Ma arvan, et kui vaadata kogu Eesti kontekstis, et siis kindlasti pigem hästi kui halvasti, et väga palju asju on pooleli, väga palju asju on ära tehtud ja kui vaadata ka seda, mis mandri poolt vaadates Saaremaast räägitakse, et siis ma arvan, et see ei ole ainult meie enda arvates nii. Et kuigi suvi alles algab, kas võib öelda, et inimesed ikka leiavad tee Saaremaale? Ma pean nüüd siis silmas loomulikult mitte saarlasi, vaid ka nii-öelda turiste nii Eestist kui ka väljastpoolt. Jah, et lisaks sellele, et me ise nii arvame, on ka statistilised näited kõik seda meelt, et on läinud külastajate arv ülesse ja loomulikult väga palju aitab sellele kaasa see, et on meil nüüd praamid taaskord liikumas nii, nagu me soovime. Lennuliiklus, mis eelmine aasta oli suureks probleemiks, on taastunud ja loomulikult meie enda selline positiivne kommunikatsioon välja pool, et me näitame inimestele, et me ootame neid, me tahame, teeme erinevaid sündmusi siin ja kõike neid asju. Omavalitsusreform oli eelmisel aastal ja ka selle aasta alguses üks oluline märksõna, et teame, et Saaremaast on ju saanud Eesti kõige suurem omavalitsus. Kuidas siis sujus kogu see omavalitsusreformi protsess siin? Jah, me oleme nüüd juba 2014. aastast sellega tegelenud, et saada siis kõik Saaremaal asuvad omavalitsused ühe mütsi alla ja eelmise aasta lõpus siis võime öelda, et juriidiliselt on see otsus tehtud, aga see ei tähenda, et see töö oleks veel lõppenud, et praegu ka veel täna hommikul oli üks koosolek seoses ühinemisega, et ikkagi proovides kokku panna üle 10 omavalitsuse ja seda ühte rütmi hingama, et see on kindlasti suur väljakutse ja kui tekib nii suur omavalitsus, mis hõlmab kogu Saaremaad, et see ma arvan veel aastaid saame siin analüüsida, et kuidas mingi asi läks ja kas mingid asjad läksid halvasti või hästi, aga tõesti, kui Tallinn on suurim elanikkonnalt, siis Saaremaa on nüüd edaspidi suurim siis territooriumilt. No, kas te võiksite valgustada, et mis võib-olla kui on kaks märksõna, mis on olnud kõige keerulisem sellel teekonnal, et mis asjad võiksite välja tuua? No kõige keerulisem on ikkagi see, et kui Saaremaa koosneb ühest linnast ja 100 külad ja veel 10 alevit, et panna need ühtemoodi mõtlema, et väga palju on praegu olnud sellist vastandumist, et Kuressaare ja maapiirkonnad ühed arvavad, et nii peaks olema, teised jälle naa peaks olema, et võib-olla kõige keerulisem ongi olnud inimestele ära seletada, et me kõik oleme üks toimepiirkond, me toimime ühtse tervikuna, et ei ole siin linn ja maa, vaid ongi kõik üks Saaremaa, et võib-olla kõige keerulisem oligi see, et maainimesed väga tihti ütlesid, et nüüd tehakse üks omavalitsus ja siis tulevad linnainimesed hakkavad meie eest otsustama ja seda ja teist tegema, ja muidugi teine nagu suur väljakutse on olnud ikkagi see nii-öelda identiteedi küsimus, et kui praegu on Kuressaare linn, on siin Torgu vald, Salme vald, Läänesaare vald, 1. jaanuarist 2018 enam neid vallanimesid ei ole. Et jah, asustusüksustena nad jäävad, Kuressaare linn ei kao kusagile, aga ei ole enam 12 vallavanemat, vaid on üks vallavanem. Et teine tõsine väljakutse oli, et mismoodi rääkida see teema lahti siis nii elanikele kui ka tegelikult ka volikogu liikmetele, et tõesti muutused on äärmiselt suured. Samal ajal vahemaad on ju päris suured Saaremaal, et tõepoolest Kuressaarest me teame, no meie linnainimesed teame, et Kuressaarest sinna sadamasse, et see on üks tund aega sõitu, aga samas ju läheb veel edasi tee, et kuidas te siis lahendate neid asju, et kuidas siis kihelkonnast, kuidas kas tema tulema asju ajama Kuressaarde? No praegu oleme nii teinud, et iga selline elementaarne teenus peab olema praeguses vallakeskuses kättesaadav. Ehk igasse vallakeskusesse jäävad sellised teenuspunktid alles, et sotsiaalteenused peavad olema koha peal tagatud ja lisaks jääb koha peale üks inimene, kes peab oskama suunata inimesi erinevate küsimustega siis kas vajadusel Kuressaarde, suuremasse keskusesse, vajadusel kas või mandrile või mõnda riigiasutusse. Et praegu me oleme tagant selle, et igasse praegusesse ühinevasse omavalitsusse jääb teenuskeskus, ehk inimene ei pea hakkama sõitma nüüd väikese asju ajama Kuressaarde, kui sa saaks selle ära teha kas Salme alevis või Kihelkonnal või Lümandas, et kus iganes mujal. Võib-olla te võiksite proovida sellist autolavka või raamatukogu bussilaadset asja, et vallavalitsus sõidab bussiga terve saare läbi ja teeb peatused vallakeskustes üks sama töötaja, aga ometi teenused tulevad koju kätte. Kindlasti mingid teenused hakkavadki nii toimima, sest kui me vaatamegi, et
mingid spetsiifilised ametikohad, noh, võtame siin arhitektid, mida ei jätku nii igasse omavalitsusse ei praegu, ei jätku ka tulevikus. Et kindlasti selliseid näiteks 1 kord kuus selles teenuskeskuses on ka selle valdkonna spetsialist Kuressaarest kohal, et sellist rotatsiooni võiks kindlasti kaaluda, aga seda näitab kõik elu, et me oleme praegu võtnud vastu põhimõtte. Oluline, et 1. jaanuar 2018 hakkaks Saaremaa vald tööle, kõik teenused oleks tagatud, aga kõik ülejäänud asjad, et kuidas veel paremaks teha ja kuidas veel paremini edasi liikuda, et siis me saame juba seal valla sees nagu neid asju paremini teha. Aga mina spordimehena tahan ikkagi endise 10 võistleja käest siis küsida, et kuidas spordiga siis tänasel päeval lood on, siis esialgu ma mõtlen Kuressaare linna peal endal, et kunagine ikkagi pea 8000 punkti mees, et palju tänasel päeval sporti jõuab teha? Kahjuks mitte nii palju, kui peaks tegema ja mitte nii palju, kui tahaks teha, aga eks see on tavaline asi, et kui kodus on väiksed lapsed, lisaks suhteliselt intensiivne töö ja veel panna siia juurde ka see ühinemise protsess, et tegelikult seda aega teha siis sporti ja ennast liigutada rohkem on häbiväärselt vähe, et võiks oluliselt rohkem, aga suvi on tulemas ja juba väiksed plaanid on. Aga kuidas üldse Saaremaal spordiga lood on, et võib rahul olla või mitte, et siin hiljuti alles tuli uudis, et suur super võrkpalliklubi planeeritakse Saaremaale, et kuidas teiste aladega lood? No nii nagu üldiselt Eestis igal pool, et kogu sporditaristuga meil on, ma julgen öelda, väga hästi. Spordialadega on ka nii nagu piirkonniti Eestis, et on meil omad tugevamad ja nõrgemad spordialad. Et tõesti, pallimängud on alati olnud au sees Saaremaal ja lisaks siis võrkpallile, kindlasti jalgpall, korvpall, on omad tugevad tennise eestvedajad, golfiväljak on toonud golfiharrastajaid juurde, kindlasti traditsioonilised ja minule hingelähedane ala siis kergejõustik on endiselt au sees, et tegelikult spordivalikuid on Saaremaal väga palju ja kui seda ei tehta just sinu kohalikus omavalitsuses, et siis väga palju on võimalik seda siis teha naaberomavalitsuses, et ma arvan, et on seisud väga head. Suur tänu, Kuressaare linnapea.